98. kiri. Melkiseedeki õpetused õhtumaal. Melkiseedeki õpetused jõudsid Euroopasse paljusid teid pidi, kuid põhiliselt Egiptuse kaudu. Pärast põhjalikku helleniseerimist ja hilisemat ristiusustamist liideti need õhtumaa filosoofiaga. Läänemaailma ideaalid olid sisuliselt sokraatilised, selle hilisemaks usufilosoofiaks sai Jeesuse filosoofia, mis oli muutuste ja kompromisside kaudu õhtumaa areneva filosoofia ja religiooniga kokkupuutepunkti leidnud ning kõige kulminatsiooniks kujunes kristlik kirik. Saalemi missionärid tegutsesid Euroopas pikka aega. Nad imbusid järk-järgult paljudesse aeg-ajalt esile kerkivatesse, kultuslikesse, rituaalsetesse rühmadesse. Nende seast, kes Saalemi õpetusi kõige puhtamal kujul säilitasid, tuleb mainida küünikuid. Nemad jutlustasid usku Jumalasse ja usaldust tema vastu ning tegutsesid Rooma impeeriumis veel ka 1. sajandil pärast Kristust. Hiljem lülitati nende õpetused äsja moodustunud kristlikku usundisse. Saalemi õpetust levitasid Euroopas suures osas juudi palgasõdurid, kes nii paljudest õhtumaa sõjalistest võitlustest osa võtsid. Juudid olid iidsetel aegadel ühe võrra kuulsad nii oma sõjalise vapruse kui ka eripärase religiooni poolest. Kreeka filosoofia, juudi ideoloogia ja ristiusu eetika põhidoktriinid olid sisuliselt varasemate Melkiseedekite õpetuste vastukajad. 1. Saalemi religioon kreeklaste seas. Saalemi missionärid oleksid võinud kreeklaste seas üles ehitada suure religioosse struktuuri, kui nad poleks nii rangelt tõlgendanud oma ametisse pühitsemisvannet, Mahiventa poolt kehtestatud tõotust, mis keelas luua eralduvaid usukogudusi ja võttis igalt õpetajalt lubaduse mitte kunagi tegutseda preestrina, mitte kunagi võtta usulise teenistuse eest tasu, välja arvatud toidu, rõivaste või peavarju näol. Kui Melkiseedekitest õpetajad hellenite-eelsesse Kreekasse jõudsid, leidsid nad eest rahva, kes kandis ikka veel edasi pärimusi Aadama pojast ja andiitide aegadest. Paraku olid neid õpetusi suuresti moonutanud üha arvukamalt Kreeka rannikule toodud alaväärtuslike orjade arusaamad ja uskumused. Nende moonutuste tõttu pöörduti tagasi veriste riitustega tahumatu animismi juurde, kusjuures alamklassid muutsid tseremooniaks koguni süüdimõistetud kurjategijate hukkamise. Saalemi õpetajate varase mõju hävitas peaaegu täielikult niinimetatud aarialaste sissetung Lõuna-Euroopast ja Idast. Need hellenitest sissetungijad tõid endaga kaasa samasugused antropomorfsed jumalakäsitused, nagu nende aarialastest kaaslased olid Indiasse viinud. Need kaasatoodud arusaamad andsid tõuka Kreeka jumalate ja jumalannade pere arengule. See uus religioon põhines osaliselt hellenitest barbarite kultusel, kuid omas palju ühist ka Kreeka varasemate asukate müütidega. Helleni kreeklased leidsid eest Vahemereäärse maailma, kus oli valdav emakultus ja surusid neile rahvastele peale oma inimjumalat Diaus Zeusi, kes oli saanud nagu Jahvegi henoteistlike semiitide seas kogu Kreeka alluvate jumalate panteoni peaks. Ja kreeklased oleksid jõudnud Zeusi käsituses viimaks tõelise monoteismini, kui nad poleks lõpuni kinni pidanud seisukohast, et kõik allub saatusele. Lõpliku väärtusega Jumal peab olema ise kohtumõistja, saatuse üle ja määratuse looja. Nende religiooni arengut mõjutanud tegurite tõttu kujunes peagi välja populaarne uskumus muretutesse Olümpuse mäejumalatesse, kes olid pigem inimnäolised kui jumalikud ja keda arukad kreeklased kunagi jumalatena väga tõsiselt ei võtnud. Nad ei armastanud ega kartnud eriti neid omaenda loodud jumalikke olendeid. Neil oli Zeusi ja tema poolinimestest, pooljumalatest, peresuhtest patriootilised ja rahvustunded, kuid nad ei austanud ega palveldanud neid kuigivõrd. Hellenid olid varasemate Saalemi õpetajate preesluse vastastest doktriinidest nii läbi imbunud, et Kreekas ei tekkinudki märkimisväärset preesterkonda.
Isegi jumalakujusid valmistati rohkem kunsti kui palveldamise pärast. Olümpose jumalad on inimesele omase antropomorfismi näiteks, kuid Kreeka mütoloogia oli pigem esteetiline kui eetiline. Kreeka religioonist oli palju abi, sest see kujutas universumi, mida valitses jumaluste rühm. Kuid Kreeka moraal, eetika ja filosoofia arenesid peagi jumala käsitusest tunduvalt kaugemale ja see intellektuaalse ning vaimse kasvu vahelise tasakaalu kadumine oli Kreekale niisama ohtlik, kui oli olnud Indias. Teine, Kreeka filosoofiline mõte. Kergelt võetav ja pealiskoudne religioon ei suuda püsima jääda, eriti kui puudub preesterkond, kes edendaks seda vormiliselt ja täidaks pühendunute südameid hirmu ja aukartusega. Olümpose religioon ei tootanud pääsemist ega kustutanud ka usklike vaimset janu, seetõttu oli see hukule määratud. 1000 aasta jooksul pärast tekkimist oli see peaaegu kadunud ja kreeklased olid ilma rahvusliku usundita, sest Olümpose jumalad ei suutnud enam meelelt arenenumaid köita. Niisugune oli olukord, kui Idamaad ja Vahemere idarannik elasid 6. sajandil enne Kristust läbi vaimse eneseteadvuse taassünni ja ärkasid taas monoteismi tunnistama. Lääs aga selles uues arengus ei osalenud. Religioosses taassünnis ei osalenud ulatuslikult ei Euroopa ega Põhja-Aafrika. Kreekasid aga liikusid intellektuaalselt märgatavalt edasi. Nad olid hakanud hirmust üle saama ega otsinud enam religioonist sellele vastumürki. Kuid nad ei mõistnud, et tõeline religioon ravib hingenälga, vaimset ärevust ja kõlbelist meeleheidet. Nad otsisid hingelohutust sügavatest mõtetest, filosoofiast ja metafüüsikast. Nad pöördusid enesesäilitamise, pääsemise, mõtetelt eneseteostuse ja enesest arusaamise juurde. Kreeklased püüdsid täpse mõtte kaudu saavutada turvatunnet, mis asendaks usku ellujäämisesse, kuid see ebaõnnestus neil täielikult. Uut õpetust suutsid mõista vaid arukamad Helleni rahvaste kõrgematesse klassidesse kuulujad. Orjade järeltulijatest lihtrahvas ei olnud võimeline seda uut religiooni aseainet vastu võtma. Filosoofid põlastasid kõiki palveldamisvorme, kuigi sisuliselt pidasid kõik siiski kinni taustast, mida pakkus Saalemi õpetus universumi arukusest, jumala ideest ja suurest allikast. Sel määral, kui Kreeka filosoofid tunnistasid jumalikku ja ülilõplikku, olid nad siiralt monoteistlikud. Olümpose jumalate ja jumalannade Peleaadi tunnistasid nad õige vähe. 5. ja 6. sajandi Kreeka poeedid, eriti Pindaros, püüdsid Kreeka religiooni reformida. Nad ülendasid selle ideaale, aga olid pigem kunstnikud kui usutegelased. Neil ei õnnestunud välja arendada viisi, kuidas ülimaid väärtusi edendada ja säilitada. Xenophanes õpetas, et on üks ainus jumal, kuid tema jumaluse käsitus oli liiga panteistlik, et saada sureliku inimese jaoks isikuliseks isaks. Anaxagoras oli mehhanist, kuid tunnistas algpõhjust, algset meelt. Sokrates ning pärast teda Platon ja Aristoteles õpetasid, et voorus on teadmine ja headus hinge tervis ning parem on kannatada ebaõiglust, kui olla selles süüdi. Et väär on kurjale kurjaga vastata ning et jumalad on targad ja head. Nende põhivoorused olid tarkus, julgus, mõõdukus ja õiglus. Usufilosoofia areng Helleni ja Heebrea rahvaste seas on kontrastne näide kiriku tegevusest kultuuri progressi vormima institutsioonina. Palestiinas allus inimmõtte sedavõrd preestrite kontrollile ja pühakirjade juhistele, et filosoofia ja esteetika mattusid täielikult religiooni ja kõlblusesse. Kreekas jättis preestrite ja pühade kirjutiste peaaegu täielik puudumine inimmeele vabaks ja kammitsematuks, mille tulemuseks oli mõttesügavuse hämmastav areng. Ent religioon kui isiklik kogemus ei suutnud kosmose olemuse ja tegelikkuse intellektuaalse kompimisega sammu pidada. Kreekas oli usk allutatud mõtlemisele. Palestiinas peeti mõtlemist usule alluvaks.
Ristiusujõud tulenebki suures osas sellest, et see on palju üle võtnud nii heebrea kõlbluse õpetusest kui ka kreeka mõttest. Palestiinas kristalliseerusid religioossed dogmad sedavõrd, et hakkasid edasist arengut ohustama. Kreekas muutus inimmõte nii abstraktseks, et jumala käsitus hajus panteistlike spekulatsioonide uttu, mis oli üsna sarnane brahmanismi filosoofide mitteisikulise lõpmatusega. Ent tolle ja tavalised inimesed ei suutnud Kreeka eneseteostuse ja abstraktse jumaluse filosoofiat mõista, ega olnud sellest ka eriti huvitatud. Nad ihkasid pigem pääsemis, tõotusi ja isikulist jumalat, kes võiks nende palveid kuulda. Nad pagendasid filosoofia ja kiusasid taga Saalemi kultuse alles jäänud kummardajaid, kusjuures need 2 doktriini olid üsna palju segunenud ning valmistusid kohutavaks ohjeldamatuks sööstuks müsteeriumikultuste meeletusteste, mis tol ajal Vahemeremaadel levisid. Olümpose panteonis arenesid välja Eleusiise müsteeriumid, mis oli viljakuse kummardamise Kreeka variant. Õitsest Dionüüsose looduse kummardamine. Kultustest parim oli Orfeuse vennaskond, mille moraaliõpetused ja pääsemistõotused kütkestasid paljusid. Kogu Kreeka tegeles nende uute pääsemise saavutamise meetoditega, nende emotsionaalsete ja tuliste tseremooniatega. Ükski rahvas pole kunagi jõudnud nii lühikese ajaga sellistesse kunstlilise filosoofia kõrgustesse. Kunagi pole loodud sisuliselt ilma jumaluseta ja täiesti ilma inimliku pääsemislubaduseta nii arenenud eetikasüsteemi. Ükski rahvas pole kunagi sööstnud nii kiiresti ja sügavalt ja ägedalt sellistesse intellektuaalse stagnatsiooni, moraalilõtvuse ja vaimuvaesuse sügavustesse, kui needsamad Kreeka rahvad heites end müsteeriumikultuse hullumeelsesse keerisesse. Religioonid on püsinud kaua ilma filosoofilise toeta, kuid vähesed filosoofiad on püsinud kaua samastamata end mingil määral religiooniga. Filosoofia on religioonile sama, mis kontseptsioon tegutsemisele, kuid ideaalses inimseisundis on filosoofia, religioon ja teadus sulatatud tarkuse, usu ja kogemuste ühisel mõjul kokku ühtseks tähendusrikkaks tervikuks. 3. Melkiseedeki õpetused Roomas. Religioon, mis oli kasvanud välja varasematest religioossetest perejumalate palveldamise vormidest hõimu hardaks austuseks sõjajumal Marsi vastu, muutus loomulikult romaani rahvastele rohkem vaid poliitiliseks kombe täitmiseks, milleks ei sobinud kreeklaste ja brahmanite intellektuaalsed süsteemid või mitmete teiste rahvaste vaimsemad religioonid. Melkiseedeki evangeeliumi suure monoteistliku taassünni ajal 6. sajandil enne Kristust jõudis Itaaliasse liiga vähe Saalemi missionäre ja need, kes saabusid, ei suutnud jagu saada etruski preesterkonna kiiresti levivast mõjust ning nende uutest templitest ja jumalate pliaadist, mis kõik koondati Rooma riigi usundiks. See romaani hõimude religioon ei olnud pealiskaudne ja äraostetav nagu kreeklaste usund, ega nii karm ja vägivaldne nagu heebrealaste usk, vaid seisnes enamasti üksnes vormide, vannete ja tabude järgimises. Rooma religiooni mõjutas väga palju kultuuri ulatuslik sissetoomine Kreekast. Enamik Olümpose jumalaid istutati viimaks ümber ja lülitati romaani panteoni. Kreeklased palveldasid kaua aega perekolde tuld. Hestia oli Neitsist koldejumalanna, Vesta Rooma kodujumalanna. Zeusist sai Jupiter, Afroditest Veenus ja nii edasi. Rooma noorukite religioosne initsiatsioon oli sündmus, millega nad pühitseti pidulikult riigiteenistusse. Vanded ja kodanikuks vastuvõtmine olid tegelikult religioossed tseremooniad. Romaani rahvastele jäid need templid, altarid ja pühamud alles ning kriisiolukorras küsisid nad nõu oraaklitelt. Nad hoidsid alal kangelaste ja hiljem ka ristiusu pühakute luid. See pseudoreligioose patriotismi formaalne emotsioonideta vorm oli määratud kokku varisema.
nagu ka kreeklaste väga intellektuaalne ja kunstipärane palveldamine oli taandunud tulihingeliste ja sügavalt emotsionaalsete müsteeriumikultuste ees. Suurim neist laastavatest kultustest oli Jumala ema sekti müsteeriumi usund, mille keskus oli neil päevil Roomas täpselt praeguse Püha Peetruse kiriku kohal. Tekkiv Rooma riik vallutas poliitiliselt, kuid seda vallutasid omakorda kultused, rituaalid, müsteeriumid ja jumala käsitused Egiptusest, Kreekast ja Vahemere idarannikult. Need sisse toodud kultused õitsesid kogu Rooma riigis kuni Augustuseni, kes puhtpoliitilistel ja tsiviilpõhjustel tegi kangelasliku ja mõneti ka eduka pingutuse hävitada müsteeriumikultused ja taaselustada vanem poliitiline religioon. Üks riigiusu preester rääkis Augustusele Saalemi õpetajate varasematest katsetest levitada õpetust ainsast jumalast, lõplikust jumalusest, kes kõiki üleloomulikke olendeid juhib. See idee haaras imperaatori nii tugevasti oma võimusesse, et ta ehitas palju templeid, täitis need ohtrate kaunite kujudega, reorganiseeris riigi preesterkonna, taaskehtestas riigi religiooni, määras ennast kõigi inimeste ülempreestriks ega kõhelnud nimetamast end kui imperaatorit ülimaks jumalaks. See uus Augustuse kummardamise religioon õitses ja leidis tema eluajal järgimist kõikjal kogu impeeriumis, välja arvatud juutide kodumaal Palestiinas. See inimjumalate ajajärk jätkus kuni Rooma ametliku usundi juurde kuulus nimekiri enam kui 40 end ise ülendanud inimjumalusest, kes kõik väitsid ennast olevat imepäraselt sündinud ja muidki üleinimlikke omadusi omavat. Saalemi usklike kahaneva rühma viimase võitluse pidjasid küünikud, tõsimeelne jutlustajarühm, kes manitses roomlasi loobuma oma metsikutest ja mõõtetutest usurituaalidest ning pöörduma tagasi palveldamisvormi juurde, mis kätkes Melkiseedeki evangeeliumit sellisena, milliseks see oli kreeklaste filosoofiaga kokku puutudes muutunud ja saastunud. Laiad rahvahulgad ei võtnud aga küünikuid vastu, vaid eelistasid viskuda müsteeriumide rituaalidesse, mis pakkusid nii lootusi kui ka isiklikku pääsemist ning liieti ka vaheldust, põnevust ja meelelahutust. 4. Müsteeriumikultused. Enamik Kreeka-Rooma maailma rahvastest oli kaotanud oma algelised pere- ja riigiusundid ja et nad ei suutnud või ei tahtnud Kreeka filosoofia tähendust mõista, pöörasid nad tähelepanu Egiptusest ja Vahemere idarannikult tulnud vaatemängulistele ning emotsionaalsetele müsteeriumikultustele. Lihtrahvas ihaldas pääsemistootusi, usulist lohutust tänaseks päevaks ja kindlat lootust surmajärgsele surematusele. 3 kõige enamat populaarsust võitnud müsteeriumikultust olid: esiteks, früüklaste Küübele ja tema poja Attise kultus. Teiseks, egiptlaste Osirise ja tema ema Iisise kultus. 3. iraanlaste Mitra kui patuse inimkonna päästja ja lunastaja kultus. Früügia ja Egiptuse müsteeriumid õpetasid, et jumalik poeg, vastavalt Attis ja Osiris, oli kogenud surma ja äratatud jumaliku väega üles ning et kõik, kes on müsteeriumisse õigesti vastu võetud ja pühitsevad hardalt jumala surma ning ülesäratamise päevi, saavad sellega osa tema jumalikust olemusest ja surematusest. Früügia tseremooniad olid aukartust äratavad, kuid alandavad. Need verised pidustused näitavad, kui labasteks ja primitiivseteks need Vahemere idaranniku müsteeriumid olid muutunud. Kõige püham päev oli mustreede, verepäev, millega mälestati Attise enesetappu. 3-päevasele Attise ohvri ja surma mälestamisele järgnesid rõõmupidustused tema ülestõusmise auks. Iisise ja Osirise palveldamise rituaalid olid früügia kultuse tavadest arenenumad ja mõjuvamad. See Egiptuse rituaal oli üles ehitatud legendile Niiluse vanaaja jumalast, kes suri ja taaselustati. Selline käsitus rajanes tähelepanekutel, et taimestiku kasvu
Iga-aastasele peatumisele järgneb kõigi elustaimede kevadine taasärkamine. Nende müsteeriumikultuste pöörased kombed ja tseremoniaalsed orgiad, mis pidid tekitama entusiasmi jumalikkuseni jõudmiseks, olid vahel üsnagi vastikust tekitavad. 5. Mitra kultus. Früügia ja Egiptuse müsteeriumid taandusid lõpuks suurima müsteeriumikultuse Mitra palveldamise ees. Mitra kultus kütkestas väga erinevaid inimloomusi ja vahetas vähehaaval välja mõlemad oma eelkäijad. Mitraism levis üle kogu Rooma impeeriumi tänu Vahemere idarannikult värvatud Rooma legionääridele, kelle kodumaal see usund moes oli ja kes kandsid seda uskumust kõikjale, kuhu läksid. Uus usurituaal oli varasemate müsteeriumikultustega võrreldes suur edasiminek. Mitra kultus oli esile kerkinud Iraanis ja püsis vaatamata Zarathustra pooldajate sõjakale vastuseisule oma kodumaal kaua. Ent ajaks, mil mitraism Rooma jõudis, oli see tänu paljude Zarathustra õpetuste omaks võtmisele suuresti täienenud. Zarathustra kultus avaldas hiljem ilmunud ristiusule mõju suures osas just Mitra kultuse kaudu. Mitra kultuses kirjeldati sõjakat jumalat, kes sündis suurest kaljust ja tegeles vägevate vallutustega. Tema noolest tabatud kividest hakkas vett purskama. Oli üleujutus, millest vaid üks mees pääses eluga tänu spetsiaalselt ehitatud laevale, ja viimane õhtusöömaaeg, mida Mitra enne taevasse tõusmist koos päikesejumalaga pühitses. Päikesejumal ehk Sol Invictus oli Zoroastristide jumaluse Ahuramasta mandunud vorm. Mitrat peeti päikesejumala ja pimeduse jumala vahelise võitluse võitjaks ja tunnustuseks müütilise püha sõnni tapmise eest kingiti Mitrale surematus. Ta ülendati inimsoo eeskostjaks kõrgete jumalate seas. Kultuse järgijad palveldasid koobastes ja muudes salapaikades, lauldes kiidulaule, pommisedes maagilisi sõnu, süües ohvriloomade liha ja juues verd. Nad palveldasid 3 korda päevas. Iga nädal oli eriliste tseremooniatega päikesejumala päev. Eriti keeruliste tseremooniatega pühitseti iga-aastast Mitra püha 25. detsembrit. Usuti, et sakramendist osasaamine kindlustab igavese elu, kohese surmajärgse edasipääsu Mitra rüppe, kus viibitakse õndsuses kuni viimse kohtupäevani. Viimsel kohtupäeval avad Mitra taevavõtmega paradiisi väravad, et ustavaid vastu võtta. Kõik ristimata elavad ja surnud hävivad, kui Mitra maa peale tagasi pöördub. Õpetati, et inimene läheb pärast surma Mitra ette, kes tema üle kohut mõistab ning maailma lõpul kutsub Mitra kõik surnud viimaseks kohtupäevaks haudadest kokku. Pahelised hävivad tules, õiglased aga valitsevad koos Mitraga igavesti. See religioon oli algul vaid meeste jaoks ja usklikke võis järjest pühitseda 7 erinevasse seisusesse. Hiljem lubati usklikke naised ja tütred suure ema templitesse, mis asusid Mitra templite kõrval. Naiste kultuses oli Mitra rituaal segunenud früüklaste küübele Attise ema kultuse tseremooniatega. 6. Mitraism ja ristiusk. Enne müsteeriumikultuste ja ristiusu tulekut polnud isiklik religioon Põhja-Aafrika ja Euroopa tsiviliseeritud aladel kuigivõrd arenenud iseseisvaks institutsiooniks. See oli pigem perekonna, linnriigi, poliitiline ja riiklik asi. Helleni kreeklastel jäigi tsentraliseeritud palveldamissüsteem välja kujundamata. Rituaalid olid kohalikud, polnud ei presterkonda ega püha raamatut. Nagu roomlastel puudus nendegi usuinstitutsioonidel võimas toimejõud, mis oleks sundinud kõrgemaid kõlbelisi ja vaimseid väärtusi säilitama. Ehkki on tõsi, et religiooni ühiskonnastamine on selle vaimset kvaliteeti tavaliselt vähendanud, tuleb samas tunnistada tõsiasja, et ühelgi usundil pole seni õnnestunud püsima jääda ilma teda suuremal või vähemal määral toetava ühiskondliku organisatsioonita.
Nii kidus õhtumaa religioon kuni skeptikute, küünikute, epikuurlaste ja stoikude ajani, mis aga kõige tähtsam kuni suure jõukatsumiseni mitraismi ja Pauluse uue usundi ristiusu vahel. 3. sajandil pärast Kristust olid mitraismi ja ristiusu kirikud nii välimuselt kui ka rituaalide iseloomu poolest väga sarnased. Enamik neist palveldamispaikadest asus maa all ja kõigis neis olid altarid, mille tagapõhjal oli kujutatud päästjat, kes oli patust neetud inimsoole toonud oma kannatustega pääsemise. Mitra palveldajatel oli alati tavaks templisse sisenedes sõrmed pühasse vette kasta ning et mõnes piirkonnas leidus inimesi, kes tunnistasid korraga mõlemat religiooni, jõudis see komme enamikku Rooma lähistel asunud ristiusu kirikutesse. Mõlemas kirikus viidi läbi ristimisi ja saadi osa leiva ning veini sakramendist. Mitraismi ja ristiusu üks suur erinevus peale Mitra ja Jeesuse loomuse oli asjaolu, et üks ergutas sõjakusele, kuid teine oli ülimalt rahuarmastav. Mitraismi sallivus teiste religioonide, välja arvatud hilisema ristiusu suhtes, viis lõpuks selle hävingule. Et nende kahe usundi vahelise võitluse otsustavaks teguriks sai naiste võtmine ristiusu koguduse täisliikmeteks. Lõpuks muutus õhtumaal valdavaks nominaalne ristiusk. Kreeka filosoofia andis eetilise väärtuste kontseptsioonid, mitraism, palveldamisrituaalid, ristiusk ise viisi kõlbeliste ning ühiskondlike väärtuste alalhoidmiseks. 7. Kristlik religioon. Looja poeg ei kehastanud surelikus ihus ega annetanud endurant ja inimkonnale vihase Jumala lepitamiseks, vaid pigem võitmaks kogu inimkonda isa armastust tunnistama, et iga inimene mõistaks oma seisust Jumala pojana. Ka suur lunastuse doktriini propageerija mõistis siiski midagi sellest tõest, sest ta kuulutas, Jumal oli Kristuses lepitamas maailma iseendaga. Käesoleva kirja ülesandeks ei ole käsitleda ristiusu tekkimist ja levikut. Piisab, kui öelda, et see on üles ehitatud Natsareti Jeesuse inimeseks kehastunud Miikali Nebadoni poja ümber, keda urantial tuntakse Kristusena, võituna. Selle galilealase pooldajad levitasid ristiusku kõikjal Vahemere idarannikul ja õhtumaadel ning see innukas missioonitöö oli võrreldav nende kuulsate eelkäijate setiitide ja saalemlaste, samuti nende kaasaegsete Aasia budistlike õpetajate tegevusega. Kristlik religioon kui urant ja uskumussüsteem tekkis järgmiste õpetuste, mõjude, uskumuste, kultuste ja isiklike hoiakute liitumise teel. Esiteks, Melkisedeki õpetused, mis on kõigi viimase 4000 aasta jooksul tekkinud õhtu- ja hommikumaa religioonide põhitegur. Teiseks, Heebrea moraali, eetika ja teoloogilised õpetused ning usk jumalikku ettehooldusesse ja ülimasse Jahvesse. Kolmandaks, Zarathustra kontseptsioon kosmilise hea ja kurja vahelisest võitlusest, mis oli jätnud juba jälje nii judaismile kui ka mitraismile. Pikaajalise kokkupuute tõttu mitraismi ja ristiusu vahelise võitlusega muutusid Iraani prohveti doktriinid võimsaks teguriks, mis määras Jeesuse õpetuste helleniseeritud ja latiniseeritud variantide dogmade, tõekspidamiste ja kosmoloogia usulise ning filosoofilise vormi ja struktuuri. Neljandaks, müsteeriumikultused, eriti mitraism, aga ka Früügia suure ema kultus, Rooma variant Iraani päästja kangelase Mitra imepärasest sünnist, kelle maa peale saabumise tunnistajateks olevat olnud vaid mõned kinke toonud karjused, kes eelseisvast sündmusest inglitelt teada said. Lisas oma värvinguga legendile Jeesuse sünnist urantial. Viiendaks, ajalooline fakt, et kunagi on elanud inimene Joosua ben Joosep, Jeesus Natsaretlane, keda austati kui Kristust Jumala poega. Kuuendaks, Tarsuse Pauluse isiklik vaatenurk.
Tuleb mainida, et mitraism oli tema noorukieas Tarsose valdav religioon. Paulus oskas vaevalt küll aimata, et tema heade kavatsustega koostatud kirju oma pöördunutele peavad veelgi hilisemad kristlased kunagi hiljem Jumala sõnaks. Neid heade kavatsustega õpetajaid ei tohi teha vastutavaks selle eest, kuidas järeltulijad hiljem nende kirjutusi on kasutanud. 7. Helleni rahvaste filosoofiline mõte Aleksandriast ja Antiookiast Kreekani ning sealt edasi Syrakuusa ja Roomani. Kreeklaste filosoofia polnud ühegi teise tolleaegse usulise süsteemiga sedavõrd kooskõlas kui Pauluse ristiusu versiooniga ning see tõik sai oluliseks teguriks ristiusu edus Õhtumaal. Kreeka filosoofia koos Pauluse religiooniga on praegugi Euroopa eetika aluseks. Kui Jeesuse algsed õpetused jõudsid Õhtumaale, muutusid need õhtumaiseks ja hakkasid seeläbi kaotama oma võimalikku üldist tõmbejõudu kõigile rassidele ja igat liiki inimestele. Tänapäeval on ristiusus saanud religioon, mis on hästi kohanenud valgete rasside sotsiaalsete, majanduslike ja poliitiliste kohmetega. See on juba ammu lakanud olemast Jeesuse religioon, kuigi kirjeldab neile, kes püüavad siiralt tema õpetusi järgida, ikka veel vapralt kaunist uskumust Jeesusest. See on üllistanud Jeesust kui Kristust, Jumala võitud Messiast, kuid on suures osas unustanud meistri enda evangeeliumi, Jumala isaduse ja kõigi inimeste üldise vendluse. Selline oli pikk lugu Mahhiventa Melkiseedeki õpetustest Urantial. Eriolukorras tegutseva Nebadoni poja annetumisest Urantial on möödunud peaaegu 4000 aastat ja selle ajaga on El Elioni kõige kõrgema Jumala preestri õpetused jõudnud kõigi rasside ja rahvasteni. Ja Mahhivental õnnestus oma ebatavalise annetuse eesmärk täita. Kui Miikael valmistus Urantial ilmuma, oli meeste ja naiste südametes arusaam Jumalast. Sama arusaam, mis leegitseb ikka uuesti kõikse isa paljude laste elavas vaimses kogemuses, kui nad kosmoses tiirlevatel planeetidel oma põnevat ajalikku elu elavad. Esitanud Nebadoni Melkiseedek.